Tere, kallid tennisesõbrad! Viimastel päevadel olete ilmselt saanud kõik korralikult magada, sest tennis on alanud sellisel normaalsel kellaajal, mitte enam kell 2 öösel. Võtame siis täna selle suure ja põneva turniiri kokku. Minu nimi on Gunnar Leheste, minu kaassaatejuht paremal käel Riho Kallus. Tere! Ja tänasele saatekülalisele tahaks kohe pikema sissejuhatuse teha, sest tegemist on mehega, kelleta Eesti tennist mina küll ette ei kujuta. Riho, sa kujutad? Ei, absoluutselt. Ma arvan, et kui minul esimesed kokkupuuted Saaremaalt tulles mandritennisega oli, siis Toomas Kuum oli esimene mees, kellega mina tutvust tegin. Sa ütlesid nime juba ära. Vabandust! Nime ütlesin ära. Lõpus kuidagi. Näed siis. Aga igatahes jah, tere Toomas Kuum. Kuidas sa iseennast tituleerid Eesti tennise maastikul? Tere! No ma kasutan tagasihoidlikke väljendeid, et väikest viisi tennise edendaja ja ütleme sünnist saati ikkagi tennise juures olnud. Et tõenäoliselt see saatus ise on selle tee nii-öelda mulle ette sättinud, et enamus asju, millega seotud praegu tegevus ja isegi vaba aeg võib öelda, on seotud tennisega. Aga räägi võib-olla noorematele kuulajatele ka, kes võib-olla ei ole kursis sinu tegemistega nii palju, et kuidas räägi sa oma tennise taust lahti? No taust on selline, et kogu suguvõsa põhimõtteliselt mängib tennist. Et see on kõige olulisem faktor, ma arvan, ja isa on mul tegelikult ju enamus aja, no ma ei ütle, kas enamus aja oma tööpõllul olnud treener, aga vähemalt esimestel paarikümnel aastal. Ja tal õnnestus ka omal ajal siis liidu meistriks tulla paarismänguks juunioride klassis, üksikmängus piirdus poolfinaaliga. Siis kurikuulus onu Leev, kes siis saab 91, võttis ka 18-aastaselt reketi kätte ja kuulus vähemalt esi 20-sse ka Eestis ja siis hiljem on veel tulnud medaliste, no Priit Põldaja kindlasti on tuntud inimene, kes on tädipoeg mul, kes on olnud Eesti juunioride meister ja nii edasi, eks neid mängijaid on seal veelgi. Ja nüüd on peale kasvamas mul Leevi poja Ardi laps siis, me hüüame teda siis Anduks ja tema on siis U12 praegu, kuigi ta on, veel ei ole nii vana, aga seal on ka täitsa tegija. Nii et ütleme niimoodi, et kogu aeg figureerib keegi Kuum seal. Ja eks siis mina olin sunnitud ühtepidi siis tennisetrenni minema, ma küll ei olnud sihiks mingid suured saavutused, aga paar korda nädalas sai trennis käidud, vahepeal jätsin maha aktiivse mängimisega, aga ülikooli ajal jälle sai käidud vabal ajal tennist mängimas ja peale seda liitutud siis harrastustennisega. Et kuigi seal harrastustennise tipud, kus on ka Riho kaasa löömas, eks ega see tase nii, tegelikult esiliiga ma ütleksingi on ka harrastustennise tipp ja kus mängivad ju ka endised mängumehed ja pole seal asi nii hull midagi, et kui vanus tuleb juurde ja võib-olla need endised Eesti medalistid noorteklassides eelkõige saab neile vastu küll, pole see asi nii hull midagi. Mis su enda tippsaavutus? Teise liiga üldvõit. Ma täpselt isegi aastat enam ei mäleta, aga võib-olla 12 aastat tagasi, aga see oli selline huvitav hooaeg, et hästi segane seis oli seal, et finaalturniir kõik otsustas ja kõik läks täpselt nii nagu vaja, et ei olnud minu kätt seal mängus, aga kõik need konkurendid langesid varem välja ja mulle seal finaalturniiril piisas poolfinaali kohast ja paarismängus ka olen üldvõidu saanud, aga esiliigas enam kaasa ei löö, lihtsalt ma arvan vanuse aspekt on, aga seal sai ka mängitud. Ja Rihoga muuseas, siin Riho vahepeal mainis, et mitte, et sa mandrile tulid. Minu meelest me kohtusime ka ju Kuressaares, kui seal hall tekkis, siis me pidasime seal ka mitu võistlust. Ja sai seal sinu vastu ka mängitud. Jaa, aga mina olen Toomasele kaotanud. No ma olen sulle ka tegelikult kaotanud. Kui viimase mängu võitsin mina. No Toomase kohta ma peaks ütlema, et Toomas on mentaalselt veel tugevam kui Novak Djokovic, et teame ka siin mõni aeg tagasi Toomas suutis võita matši, kus ta oli kaotusseisus 0-6, 0-5, 0-40. Ei, natuke korrigeerin. No korrigeeri. Esimese geimi võitsin, siis oli tõesti tulemas nii-öelda 2 muna, et 1-6, 0-5 ja 15-40. Aga pärast oli hiljem veel 2 matšpalli vastasel. Aga selliseid matše suudab mees võita. Jah, eks oli natuke võib-olla õnne ka, aga eks vastane vaatas, et võit on juba käes, aga ma just siis vaatasin, et aga äkki ikkagi prooviks. Et juhe oli küll koos, ütleme nii rahvakeeli, et seal oli mitu faktorit, mis segasid mu mängimist, reaalselt nii-öelda looduslikku nüanssi, aga nagu olukord läks kogu aeg paremaks ja siis ma võin öelda ühe nüansi, mis on huvitav, see puudutab nagu tennist võib-olla laiemalt. Tribüünil seal, või tribüün, ütleme, seal oli kohvik, istus üks hispaanlane, vanem mees. Aga ma nagu tajusin, tunnetasin, et ta jagab seda mängu.
Ja siis ma lihtsalt vaatasin talle otsa peale mingit rasket võidetud punkti, ta isegi ei noogutanud, aga ta vaatas. Et ta nagu oli koos minuga kogu selle protsessiga nagu kaasas käimas. Ja sellised huvitavad nüansid need nagu mõjusid ja mul oli väga hea tunne, et siis kui tuli teises setis 5-5, siis vaatasin jälle sellele härrale otsa ja siis ma nägin ta silmast, et ta oli minuga nõus ja see, mis mul sees toimus, et see mäng on minu. Et kui sa tuled, vahest on muidugi tennises see, et sa tuled raskest seisust välja ja siis võib-olla jälle teisipidi sa ei realiseeri seda nii-öelda raskest seisust välja tulekut, mõtled, et nüüd on peaaegu kõik tehtud, aga antud juhul läks teisiti. Aga ma ei tähtsustaks seda konkreetset mängu üle, et see on lahe lugu. No ja. Lugu on iseenesest jah, et seda ei juhtu väga, et ma ise ei ole sellisest seisust päris kaotanud, aga suht lähedasest, et minu vist parim eduseis, kus ma olen kaotanud, on olnud niimoodi, et esimene set mitte küll vist, kas oligi lausa 6-0 või 6-1 ja teises oled, ütleme, seal 3-0 ees või midagi, sellisest seisust on küll kaotatud, aga need on üldiselt ka võrdsed mängud olnud, ega too mäng oli ka tegelikult võrdne. Aga nii juhtub, et ka tipptasemel vahest näeme ju, kas või siin Tsitsipase võit, ütleme, see -2 setti olla taga, et ega see on, need on kõik võrreldavad. No ja selle mehel ka kaotused samasugused olnud siin päris viimasel ajal mitu tükki. Ja teisipidi, jah. Teisipidi, jah. Sa oled väga palju aastaid korraldanud ka üldse võistlusi ja liigatennist. Mäletad sa, millal sellega pihta hakkasid? See on selles mõttes nagu huvitav lugu, et nagu ma ütlesin, et ülikooli ajal hakkasin, või ikka mängisin vabal ajal, mängisin seal ka Tartu meistrivõistlusi, kusjuures korraldasin ka kõrgkoolide meistrivõistlused või kuidas see on siis nimetatud, üliõpilasmängud või nii-öelda. Millal sa ülikooli lõpetasid? No ma lõpetasin ammu juba 89, okay. et mulle meeldib, kui mulle keegi liftist tuleb juurde, ütleb isegi eesti keeles on, et noormees. Ja siis vene ütleb, молодой человек, et ütleme, kui ma ütlen, et ma ülikooli lõpetasin 89, siis noormees kõlab nagu komplimendina igal juhul. Aga ja siis nagu ütleme, see põhimõtteliselt võibki öelda, et see pisik, tõsine niisugune tennise pisik, sest et väiksest pealt see oli nagu loomulik protsess, et ütleme, et tennis ei käidud. Muideks siis oli mul psüühika nõrk. Ma võin kohe öelda, et mentaalselt ma olin need üksikud võistlused, mis ma noorteklassis mängisin tol ajal, siis ma olin nõrk. Korvpalliplatsil, jalgpalliväljakul oli nii hea, aga tennises veel ei jaganud tõenäoliselt kõik neid nüansse. Ja siis 90 aastatel otsustasime kambaga minna Viljandisse tennist mängima, et öelda, et seal on mingi selline turniir, nimetus teine liiga, ka tulevased Eesti Tenniseliidu juhatuse liikmed olid seal pundis, näiteks Enn Pääro, Andres Peets, ei tulegi kõik nimed meelde, igal juhul selline punt siis läks sinna ja hakkas meeldima. Ja algselt siis oli 91, korraldas Elva härra Andrus Tani. Ma nüüd ei ole taga küll kokku puutunud juba pikka aega. Ja kuidagi läks nii, et seal jäi üks turniir ära, finaalturniir ja ma ei ütle, et midagi oleks ligadi-logadi olnud, aga siis oli nagu kreenis nagu Lõuna-Eesti regionaalses mõttes, et enamus turniiri olid siis kõik Lõuna-Eestis. Ja sama nimetatud nimi Enn Pääro, kes muideks toob ka siis Pabola kaubamärki maale, pöördus siis minu poole, ütles, et kuule, aga äkki sul nii palju aega on, et siis mängiti ju ainult suvel tegelikult praktiliselt. Et talvel olid sellised mitte liigaarvestusse minevad turniirid Kadriorus näiteks, et muideks ka Sillamäel siuke koht oli, kus 2 väljakut. Varblased lendasid ka väljakul, seal olid mingid siis katuse vahel olid siis mingid pilud ja mängid tennist puupõrandal ja samal ajal siis linnukesed lendavad ja siristavad sul pea kohal. Aga jah, et võtta enda kätte see. Tol ajal siis väga niimoodi nagu ei olnud see nagu klassikaline majandustegevus, et lihtsalt oli pigem see, et vaba aja veetmine, et geograafia oli võimalikult lai, mängisime Narvast kuni siis Otepääni, Käärikuni ja Tallinnas ka loomulikult. Ja siis kui hakkasid hallid tekkima, siis see asi nagu võttis nagu suuremad mõõtmed. Nii et nagu iseenesest see protsess, et nii-öelda nagu rahva poolt oli see tellimus, et ja siis tekkisid võistlusklassid juurde. Esiliiga ei olnud küll minu hallata, see nii-öelda käis üles alla. Et mõned aastad see toimus, mõned aastad kuidagi jäi ära ja siis sai siis ühe nagu selle mantli alla kõik võetud siis ja nüüd on siis nagu 4 liigat nii meestel kui naistel. Et muidugi seal on see määratlus, et kuidas see tase on, aga ta on kuidagi niimoodi paika loksunud. Et enam-vähem nagu sa oskad öelda vaadates peale, et kuhu see mängija siis kuulub ja treenerid ka väga tihti soovitavad õigesti. Ja minu soovitus on alati, kes soovib hakata mängima, et
pigem mine siis võib-olla veidi kõrgemale, noh proovi nagu, et kui sa kahtled, et kas sa oled seal näiteks 3., 4., mine proovi 3. Sellepärast, et ja siis sa näed, kui sul seal nagu läbilöögi võimalus räägi korra Toomas numbritest, ka sa ütlesid, et 8 liigat on täna. No see on siis naised-mehed kokku. Kui palju neid osalejaid seal numbriliselt võiks olla? Eks see kogu aeg muutub ja seal on natuke väike kattuvus ka, sellepärast, et üldiselt on lubatud nii-öelda, et aste madalam võib siis käia aste kõrgemal mängimas. Noh, ütleme näiteks 3. liiga mees võib tegelikult mängida ka teist. Et sama nädalavahetus on, näiteks ei ole 3. liiga turniiris, mõned proovivad ja mõnes mõttes on see hea testimise võimalus. On muidugi ma ütlen, see on erijuhtum, et võib-olla mõni hindab oma võimed üle, aga üldiselt me ei pane siin kätt ette, et nüüd koroona ajal küll sai veel enne, kui siis nüüd see praegune piirang on peale, et sai natukene nagu piiratud osalejate arvu. Et ikkagi ei tahtnud, et seal oleks võib-olla täitsa võimalik, et oleks 50-60 inimest kokku tulnud ühel turniiril, aga seda nagu üritasime vältida. Ja peab tunnistama, et inimesed tegelikult novembri lõpust vähemalt või novembrikuus alates ikkagi kandsid enam maske ka kõik ja kõik hoiti distantsi ja nii, et selles mõttes, kui ma nüüd tulen praeguse aktuaalse teema juurde, siis koondised võivad nagu mängida, et Eestis on see väga keeruline, et tennisevõistlused tead, et ainult siis koondis saab enda, sa ei saa nagu punkte võib-olla arvestada, et ja tegelikult see piir on seal hägune võib-olla, kes kuulub, kes ei kuulu, et tipud on jah omaette. Ma saan praegu on teil paus. No ja üldse on ju tegelikult praktiliselt ainult nüüd rahvusvaheline turniir on lubatud teha, et ma arvan, et iseenesest nagu üksikmängu turniire, et ma nagu hüppasin küll selle teema peale, teatud kontrolli, saab kontrolli hoida selle üle ja saaks tegelikult teha. No sa ei ole planeerinud äkki, teed selle liigatennise mulli? Ei no ega see ikka ütleme, samas ei saa ignoreerida määruseid, mis on, et see on nagu selles mõttes natukene võib-olla kurb, aga noh, ühtepidi ma saan aru, et näiteks täna sain jälle teada, et üks inimene, keda ma tean, jäi koroonas. Et tegelikult ta liigub meil kogu aeg siin kuskil kõrval ja see mõju on ikkagi erinev inimestele, et sa ei pruugi ette teada, mis see on ja kui sa oled spordilembeline inimene ja pärast selgub, et sul on veel aasta aega peale koroona põdemist, sa ei jõua enam joosta. No rääkimata võib-olla suusad alla panna, praegu nüüd on suhteliselt muidugi juba lögane see suusarada, ma ise käisin viimati nüüd paar päeva tagasi suusatamas. Et ja kui sa ei jõua, siis see on nagu väga halb signaal oleks, et selles mõttes tuleb olla alalhoidlik, mõistlik, aga päris hulluks nagu ka ei tasu minna, et sa päris istud kuskil, ma ei tea, kabiinis, et kui sul, võib-olla ma ei räägi, mingid erandid võivad olla inimestel, kes peavadki põhimõtteliselt nagu isoleeritud olema puht tervise mõttes, aga ütleme, võib-olla võiks olla siin natuke eriline lähenemine ja tegelikult on nüüd, viimase määrus on nagu välja toodud, eks on ju sulgpall ja tennis, aga ma arvan, et isegi võistlemise puhul võiks vaadata nagu nii-öelda case by case või alade põhjal. Aga siin on, ma mõistan ka meie valitsejaid, seal on see nüanss, et kui sa ühele teed nagu mingi erandi, siis see lumepall hakkab veerema ja siis nad ei jõua lihtsalt selles diskussioonides osaleda. No loodame, et äkki suvel numbrid läheb natuke ma olen peaaegu kindel, et kui välitingimused, siis see asi läheb jälle lahti. Seda võib eeldada. Ja korra hüpates tagasi see, mis toimus eelmine kevad, kõik teavad, et sellist asja pole olnud, et kui sul on +3 kraadi, näitab termomeeter, ja sul on tennisekeskustes õues mängimise seisukohalt on telefon punane. Talvemütsid peas ja ma ise olen küll mänginud 31. detsember, kui oli -kraadid, see oli nüüd, ma pakun, et see oli 2015 vist, kui ma ei eksi. Enda väljakutel Kalevis. Ja 0 väljakul ja seal oli lihtsalt see, et kui ta on külmunud sul see maa, aga ta ei olnud nagu eriti libe, nagu ta ei olnud nagu jääs, aga ta oli nagu tugev külmunud. Ja panid jalanõud, siuksed natuke paremad jalanõud jalga ja polnud midagi, sai mängida küll. Eks natuke tuli alalhoidlik olla, nii et minu rekord on 31. detsember, kellaaeg mul ei ole meeles, aga kuskil kell 2 või 3 päeval, tehke järgi. Aga äkki sealt saab 4. väljaku katte meile, jäätennis? Et seal on muidugi, on olemas ju need, paned need jalad alla, kus on siis need ogad. Aga miks mitte uiskudega? Seda on vist proovitud minu arust. Kuskil jooksis minu arust isegi... Ja on ikka proovitud. Ei, lausa vist, kas ei jooksnud meil Eestis, et keegi... või oli see nali, igal juhul midagi sellist on olnud küll jah, et keegi on proovinud uiskudega. Ütleme meedias või mingi sotsiaalmeedias on läbi jooksnud selline asi. Ja Gunnar annab ohtlikumat spordiala välja mõelda, kui uiskudega tennis. Et lased stoppi ja siis teine uisutab suure hooga, et Saskia Alusalu jõuab selle pallini kindlasti. Jah. Igatahes tuleme nüüd selle tänase põhiteema juurde, milleks on ikkagi Australian Open. Meil on 18-kordne Slami võitja Novak Djokovic, 9-kordne Australian Openi võitja ja
2-kordne Australian Openi võitja ja 4-kordne Slami võitja Naomi Osaka, see on nüüd selline lühikokkuvõte sellest, aga öelge teie, üldmulje sellest turniirist, kuidas teile jäi, oli teil põnev, oli teil huvitav, tunduvad need täisväärtuslikud mängud, täisväärtuslikud võitjad, mis teie üldmulje sellel on? Sa küsid nii-öelda meilt mõlemilt Rihoga? Et mina pean alustama siis? Okei. Et no ütleme niimoodi, et jälle ma jõuan selleni, või mitte ainult mina, vaid mis on läbi jooksnud, et veel see aasta Federer küll ei mängi ja kui tuleb tagasi, ei kujuta ette, kuidas ta siis veel suudab läbi lüüa, aga see uus plejaad on nagu juba aastaid kogu aeg seal nagu kannul ja tundus ka see finaalturniir, mis eelmine aasta oli ja mõned veel episoodid mõnedel eelnevatel varasematel turniiridel, et ehk nüüd astuvad kuidagi tõsiselt kandadele, on astunud kandadele, aga lõpptulemus on ikka see, et võitis Djokovic, okei, see on tema lemmikturniir ja reegel on see, et sellel turniiril nii palju, kui ma tean, siis kui ta on juba jõudnud nii-öelda päris sinna lõppfaasi, siis ta on nagu pidurdamatu olnud, et kui ta on välja kukkunud, ta pigem seal vist suhteliselt varajases staadiumis välja langenud pigem. Et siis kas seal on siis olnud kehvem mänguvorm või siis on sattunud nii-öelda üllataja otsa, aga tegelikult räägime praegu nagu meestest, eks, tegelikult ongi meil praegu rõhuastuses ju meeste turniiri. Absoluutselt. Ja, et iseenesest oli ju väljakukkumus. Et minu hinnang on see, et see, et kui tal ikkagi mingi häda oli, et ma tean, teda on kirutud ja võib-olla ositi ka põhjendatult, et talle meeldib nii-öelda natuke artisti mängida, aga ju siis tal ikka mingi häda oli Tyler Fritzi vastu ja seda ma vaatasin. Ja see on ju täpselt see koht, kus vastane järsku näeb, et sul nagu justkui tekib šanss ja mentaalselt lihtsalt ei viinud minu meelest ameeriklane seal lõpuni. Et servida Djokovic sai seal, riskis rohkem ja tegelikult mina arvan, et see oli tegelikult tema jaoks kõige kriitilisem hetk, kus ta oleks võinud isegi sealt turniirilt välja kukkuda. Aga mis puudutab nii-öelda teisi mängeid, siis ma olen nõus sellega, et Medvedev antud juhul oli kõige ohtlikum võib-olla vastane Djokovicile, vähemalt eelnevate mängude, ütleme viimaste kuude tennise esituste järgi, aga finaali otsustas tegelikult esimene sett, ega ma usun, et kui esimene sett oleks läinud, see on küll oleks kõik, eks Medvedevile, siis võinuks see mäng ikkagi just, psühholoogia oleks mängus muutunud. Et kes teab, mis siis oleks olnud, aga Medvedev kaotas igal juhul seal nagu sellise kaine pea ja ta tuli ju seal kaotusseisust välja ja tundus juba, et ta on ka samuti ree peal ja tulebki see matš, mida kõik ootasid, et võib-olla 5 setti. Aga jah, isiklikult, kui ma nägin, et see sett läks ja teise seti algus tundus juba, et vist tõesti paraku ei tule seda heitlust. Aga kõige ikkagi meeldejäävam mäng ei ole midagi teha. Tsitsipas Nadal ikkagi. Et ei ole midagi öelda. Ma tahtsin rohkem küsida, et said sa nautida seda slämmi nagu igat teist slämmi, unustasid selle koroonapulli või kogu selle taustsüsteemi seal korraks ära? Või? Kui päris ausalt öelda, siis meeste turniiri mitte päris. Ma arvan, et see, kui see punkt... Ei, ma mõtlen seda just, et ikkagi ta ei ole nii meeldejääv turniir võrreldes mõne varasemaga, selles plaanis just. Et ikkagi intriigi võinuks rohkem olla, ma usun, kui see finaal nüüd, ükskõik kuidas ta oleks lõppenud, kes oleks võitnud, et võitis nüüd Djokovic, aga oleks näiteks 5 setti tulnud ja oleks seal tõeline selline, ma ei tea, ajalukku läinud olev mäng, et siis oleks tõenäoliselt see üldhinnang ka palju kõrgem. Et ikkagi minu meelest ju dramaatikat ju väga palju, ma nüüd kõiki mänge ma ei ole seda tabelit nüüd nii üksi pulgi läbi vaadanud, ma ütlen teisi mänge ka, aga minu meelest dramaatikat ikkagi väga palju ei olnud ju see turniir meeste poole. Nendes mängudes, kus publikut oli, nendes ikkagi midagi üritati teha? Jah, ma ei tea, mida Riho arvab sellest. Ma pean ütlema, ma pole vist mitte kunagi nii palju tennist üldse vaadanud kui seekord Austraalia Open ajal, et ma praktiliselt vist 5 parem matše niimoodi algusest lõpuni pingsalt jälginud, ma ei mäleta, et ma oleksin nii palju ja ma vist ka vaatasin kõik Barbara Šeti ja Mats Viljanderi saated ära, et loomulikult enne turniiri ma ju väga põnevusega ootasin, et Roger Federer seal osaleb, mis selgus juba üsna enne turniiri algust, aga jah, selles mõttes ma olen Toomasega nõus, et see lõpp läks nagu ta läks.
turniiri eel minul oli väga sügavalt tunne, et selle kolmikuga on liitumas 4. mees Danil Medvedev, et see 2021 saab olema selline, et see 4. mees on seal pundis juba sees, aga pigem peale seda turniiri võib öelda, et on hoopis tekkimas naiste tennises domineerija, kuivõrd veel nii-öelda vanale kolmikule meestest vastu saadakse. Aga jah, et pigem need intriigi hõngulised matšid olid mujal, no mis mul meenub kohe kindlasti esimese ringi mäng Jannik Sinner, Deniss Šapovalov. Ja, et see loos viis nii kõva. Ja, see loos oli karm ja päev enne oli ju Jannik Sinneril finaal, et härra Lehtmets, kellega me koos ka kommenteerime siin ATP turniiri, ütleb, et ma alati räägin nendest meestest liiga palju, aga minu jaoks terve plejaad noori itaallasi eesotsas Jannik Sinneriga ja kahtlemata ka prantslane Hugo Humbert on mehed, kes minu arust mängivad täna juba top 10 tasemel tennist. Et no väga võrdsed selle nii-öelda teise ešeloniga, et see oli kindlasti üks mäng ja kahtlemata muidugi Nick Kyrgiose mäng Hugo Humberti matšpalli pealt kaotus Nick Kyrgiosele, seda matši ma jälgisin väga pingsalt ja loomulikult ka Dominic Thiemiga matš Nick Kyrgiose Dominic Thiemiga, et Nick Kyrgios oli mees, kes tegelikult tõi tol hetkel publiku majja ja need olid sellised mängud, no loomulikult Nadal Tsitsipas, midagi ei ole öelda, müts maha ikkagi Tsitsipase ees, et võita Nadali 0-2 kaotusseisus settidega, see on... Kolmas mees vist, kes üldse sellega hakkama on. Jah, Roger Federer ja Fonini on seda suutnud karjääri jooksul veel teha, aga esimest korda mul oli selline tunne, et 5 parem matš jäi Nadali jaoks natuke liiga pikaks. Ja ma olen nõus sellega ja ma tegelikult tulen korra tagasi see, mis sa mainisid, et võib-olla mul see mõte jäi sinna kuskile sinna pea kolba taha kinni. Just nimelt see, et see teine ešelon, kes nüüd ju ka pikalt oodatakse, et ta siis nii-öelda võtab selle suure kolmiku üle kontrolli enda kätte, tegelikult peab juba selja taha vaatama pingsalt, sellepärast, et võib-olla nendel ei antagi väga palju võimalust. Täpselt. Need samad nimed, keda sa nimetasid, ja seal on veel tulemas, seal on põhiline teema, mis oli jälle ka Medvedevi ja Djokovic'i mängufinaalis, on see, ka selle teisel ja sellel kolmas ešelon, nad veel saavad küpseda, on mentaalne pool. Ma rõhutan, et mulle tundub, et selge see, et sa lähed platsile, seal on vana kala juba sul ees, kes on kõiki need olukorrad läbi elanud ja tajub, kuidas on vaja just mingis situatsioonis mängida ja nad nagu kaotavad pea sageli. Et see on ainukene, üks kõige olulisemaid momente, et kui nad suudavad seal olulisel hetkel just selle, ma ei tea, hea servi võtta või võib-olla olla natuke kannatlikum jälle, et rohkem võib-olla varieerida taktikaliselt oma mängu, et kui nad hakkavad suutma seda teha, siis läheb väga põnevaks, et ütleme tegelikult, kui see aasta veel võib minna ositi vanaviisi, siis ma arvan, et ikkagi hiljemalt järgmisest aastast on umbes võib-olla sama olukord, mis siin naiste tennises on mitu aastat olnud ja sa juba tulid naiste tennise juurde, et ma saan aru, et me veel peatume nüüd siis ka naiste turniiril lähemalt. Jaa, natukene hiljem. Ma ikkagi tahtsin küsida, et kogu maailm või pool maailma vähemalt ootas, et sellest pühapäevasest finaalist tuleb mingi 5-setiline triller ja lahing. Miks ikkagi publik jäi kahe setita? No see sama, mis ma mainisin, et esiteks loomulikult Djokovic oli selleks väga hästi valmis. Et nagu on rõhutatud, et kui ta, nagu ma enne rõhutasin, kui ta on jõudnud sinna nii kaugele ja tal see kate sobib ja me ei ole vist tulemust ka ette lugenud, 7-5, 6-2, 6-2. Jaa, sellepärast ma just mainisin, et esimest setti seal oli ju tegelikult, oli ilmselgelt oli mänguliselt ka näha, et Medvedev paar sellist võib-olla rumalat viga tegi ja see, et tal pea täitsa sassis olid need mitmed olukorrad, kus ta võib-olla sai selle lühikese palli võrguris hästi kätte ja kui Djokovic oli seal vastas, need lahendused, mis ta tegi, see oli ilmselgelt, et tal see ei olnud selline nagu kaine mõistus. Et eelkõige, kui ta nägi, et Djokovic on hästi valmis ja see esimene sett läks ära, siis just mentaalselt lagunes ära. Et mina ütlen, et see on sellel tasemel, kus on väga väiksed marginaalid, üks oluline moment, et mis on tegelikult ka Federeri puhul, ta on sellest suurest kolmikust nii-öelda, mina kasutan sellist väljendit kõige inimlikum, et temal sageli nagu see, kuidas öeldakse, ta võib nagu kergemini ära laguneda või ütleme, tal, mitte et ta ei ole võitleja ja ütleme, ta ei ole see muidu tal poleks ju 20 slammi tiitlit, aga sellest kolmikust on kindlasti Nadal ja Djokovic
sellised niisugune tõsised niisugused lõvid, kes oskavad kõigel hetkel mängudesse pööret tuua ja võib-olla selles mõttes Rihol oli õigus, et mäng, kus Nadal kaotas, et seal oli tunda üle pika aja, kus ta siis nii-öelda mingi nõrkushetk ja väsis. Võib-olla, on räägitud, et tal võib seal mingi häda olla, aga ma kujutan just see kolmandati tie-break oli kummaline moment, kus tegelikult praktiliselt oleks ta võinud selle 7-2 võita selle tie-breaki. No ATP kapi jättis ju vahele selja. Aga seal tie-breakis oli ju 4 lihtsalt viga praktiliselt Djokovic või Nadalil tuli. No see võib olla jah, et ütleme, sind ikkagi kuskil mingi väike asi painab seal peas ja lisapingeid ja vastane mängib ka hästi, ütleme, ja tal need nii-öelda, ma nimetan need passeerlöögid, mis ta need banaanid või kuidas öeldakse, eks on ju, need tal ebaõnnestusid, ütleme, et me oleme harjunud, et ta imeolukorrast lööb selle palli veel, seal lööb ikka piki joont või lühikese krossi suudab lüüa. Et selles osas muidugi mingi selline tagasilöök oli, aga vanust on ka. Aga Djokovic on just, et kui jalgade töö vaadata, siis see on müstika. Tahtsin lisada meeste finaali kohta. Mul oli väga kummaline tunne ja ma arvasin juba enne seda mängu algust, et äärmiselt oluline just eriti Danil Medvedevi jaoks saab olema see, kuidas seda mängu alustatakse, kuidas see algus minema hakkab ja kui ma nägin seda, kuidas Djokovic alustas seda matši kohe ässaga, servis tohutult hea esimese servi game'i ja võttis kohe ka breigi, siis juba oli natuke selline tunne, et Danil Medvedevil saab täna väga-väga raske olema. Ja kuigi ta tegelikult 3-0 eduseisult Djokovic suutis Danil Medvedev seal selle seisu viigistada, siis nagu kui Toomas ütles, Djokovic läks aina paremaks ja vajutas kogu aeg veel paremini ja veel juurde ja just nimelt see oskus mängu varieerida ja lugeda ja aru saada, kes sattus kuulama ka seda Novak Djokovic'i kommentaari, matšijärgset kommentaari, siis tunnistas ise ka, et kogu tiim tegelikult viimased päevad tegi tohutult tööd, analüüsis Danil Medvedevi mängu, analüüsisid enda mängu ja panid kokku seda puslet, et kuidas tema vastu mängida ja vot see ongi see asi, mis eristab neid absoluutseid tippe nendest teise ešeloni meestest, et lihtsalt finaalis sa mängid oma parima mängu ja see oli Djokovic'i parim matš sellel turniiril, et selle koha pealt mees ikkagi kinnitas kanda ja ütles, et kes on maailma esimene, see fenomenaalne finaalmatš minu arust Djokovic'it. Jah, ta on neid varemgi, aeg-ajalt on need mõned finaalmängud, mis ta on karjääri jooksul võitnud, need on vahest, siis ta on täiesti teerulliga üle sõitnud, nii nagu Nadal on, ütleme veel Prantsusmaa lahtistel teerulliga üle sõitnud, aga ma korra veel ütlen seda, et seal on nagu huvitav moment, et kui vaadata nende vanade kalade esitusi, siis nad õigel hetkel suudavad nagu, et hoiavadki mängu pikalt, mitte see, et ta lihtsalt lööb sulle ainult üle, aga ta hoiab seda, ütleme, palli pikana, pikad pallivahetused ja nii-öelda nagu tekib selline väike provokatiivne olukord, et ütleme see, kes on mentaalselt siis, mida on ka praktika seni tõestanud, on võib-olla veidi ebakindlam, et lihtsalt hakkavad kas rapsima või nad ootavadki seda, et selle esimese võib-olla mingi otsuse langetab nende vastane. Ja siis sealt hakkab arenema see edasine mingi punkti, ütleme, lõpplahendus. Et see on hästi huvitav moment, et seda on sageli näha. Välja arvatud võib-olla kiired lõppmängud näiteks Djokovic'i puhul, seal ta hakkab reeglina kohe riskeerivamalt mängima. See on kohe tema eripära teada, et kui tuleb kiire lõppmäng, siis üldjuhul ta muutub mäng agressiivsemaks. Aga see on ju huvitav, et just, et see nii-öelda teise ešeloni mehed, et nad ei suuda ikkagi lõpuni mingi kannatamatus või kained pead säilitada, väga raske. Kui sul on kummisein vastas, nagu tennises me kasutame terminid, kõik pallid tulevad tagasi ja mitte lihtsalt ei tule tagasi. Jah, päris huvitav, ma mõtlesin ka seda esimeses setis Medvedevi ja Djokovic'iga. Väga huvitav oleks, kui tennisesse võiks tulla selline muudatus, et näeks mängijate pulssi. No minu arust oli Danil Medvedev oli ikka punases, kohe esimene sett oli punases. Djokovic suutis rahulikult mängida, aga Danil Medvedev oli ilmselgelt oli näha, et mees oli täiesti punases. No ta tunnetas, et vastane on nii enesekindel. Täpselt. Et tal võttis tükk aega, et üldse sinna mängu nagu sisse saada, aga praktiliselt ei saanudki. Praktiliselt terve matši jooksul ta ei saanudki oma rütmi peale suruda. Ja sellest hakkas kõik pihta, see, et kukkus serv ära ja ta ei saanudki mängida seda mängu, mida ta muidu mängib. Djokovic ei lasknud tal seda mängu mängida. Jah, Medvedevil serv ongi üks ju põhielement. Djokovic küll ütles jah, et ta tõrjus väga hästi, 5 või 6 ässa oli matši kohta, Danil Medvedevi kohta on seal ikka väga vähe.
aga ma ikkagi arvan, et see ei olnud ainult Djokovic'i hea tõrje, vaid Danil Medvedjevi serv ei jooksnud sugugi nii sa hästi. hakkadki võib-olla üle forseerima No serviga, sest sa näed, et sa pallivahetuses ei saa seda punkti kätte, siis muidugi kõige lihtsam, ühtepidi kõige lihtsam on punkt saada ju servilt, et sa ei pea veel rohkem lööke tegema, aga kui sa tõesti mingis pallivahetuse faasis hakkad aktiivselt mängima, ütleme survestad, ja sealt tullakse, vastane tuleb välja ja hoopis mitte ei tule lihtsalt välja. See on muuseas ka Medvedjevi omapära tegelikult, kui vaadata tema mänge teiste vastastega, et teda surutakse, ta tuleb veel raskest seisust hoopis niimoodi välja, et surve alla satub hoopis see, kes alustab nii-öelda rünnakut pallivahetuses. Ja siin oli nagu isegi võib-olla mingis mõttes vastupidi. Aga mis on nagu Djokovic'i mängu, see on minu selline mulje, et mulle ikkagi 10 aastat tagasi ta mulle jättis liiga niisuguse robotliku mulje, ütlen ausalt, see oli minu selline, et nagu ei pakkunud see mäng nii palju huvi, aga minu meelest on ta aastatega muutunud palju mitmekülgsemaks, väga palju kasutab ju stoppi võrgu ette ja tegelikult see mäng on palju mitmekülgsemaks läinud. Et selles mõttes tema mäng on muutunud minu jaoks nagu nauditavamaks, ma ei ole tema fänn, küll, et tõesti tahaks, see on eraldi teema, ma arvan täiesti, et Djokovic'i persoon on selline... Ma arvan, et Djokovic'i fännid ongi ainult serblased. Ma ei usu, et see nii hull on. Tal on ikka väga palju vaenlasi. Aga tunnistan, et ühe korra ma olin naturaalselt tema poolt. See oli mäng Wimbledonis ükskord, kui ta Nadaliga vist 8-6 oli otsustav sett. Et mul on ikka see, et ma olen Federeri poolde, et siis tundus, et Nadal on see sama slämmide tiitlite püüdmine, et siis ma olin. Kusjuures ma ei saanud seda laivis näha ja telefonis kogu seis muutus ja see oli väga närvesööv. See oli seal mäng, kus hästi palju vist murdepalle päästis Djokovic, see oli vist 2 aastat tagasi, kui ma eksi. Et ei, 2 ta ei saanud, see on siis 2018 pigem siis vist, jah, juba rohkem. Et see on täitsa eraldi teema muidugi. No sa rääkis stoppidest, mul tuli meelde üks väga hea stopp, mille Medvedjev kätte sai. See, mis see vindiga tagasi tuli. No jah, seal ta tabas selle, see on kes on mänginud tennis, saavad aru, kuidas see vind seal tekkis aga veel üks huvitav asi, et nägime, kuidas reageeris Djokovic ja kuidagi ma ei oska öelda, et mingites, tunnistame ausalt, et peale mängu ja see mäng ta ju tegelikult jättis ju üldiselt ju väga sümpaatse mulje. Et see ongi nagu väga selline kontrast, et ma arvan, et see tundub ka, et kes on teisel pool võrku. Et kes nagu võib-olla inimesena võib-olla sobib sulle, siis sa seal isegi, kui on mingid vaieldavad olukorrad, sa nagu reageerid teistmoodi, et kuskil, sama Kirgios, ma arvan, Kirgios Nadal on ju, seal on kohe, ükskõik väga paljud mängijad, kes Kirgiosega lähevad väljakule, on elekter, on õhus, aga Kirgios lisab sellele, tal on nimi ka väga õige nimi, ta lisab kirge sellesse mängu, et ma arvan, see nagu perenimi polegi juhuslik, et Kirgios, siis tüvisõna on kirg. No Kirgios Djokovic'i matši, ma arvan, et ootab terve maailm praegu. Jah, nende omavaheline seis on ju 2-0 Kirjasele, nii et ei ole ju kordagi ju võitnud veel Djokovic teda. Aga seis on nüüd igatahes selline, et 18, 20, 20 slämmid Goran Ivaniševits, vaatasin eile ta pressikonverentsi, kuna oli see virtuaalne ligipääs olemas nendele pressikonverentsidele. Kui Djokovic veel üritab kuidagi pisendada seda, et meil igal ühel on oma teekond ja värki-särki, siis Ivaniševits ütles selgelt välja, et pärast seda US Openil juhtunud ja French Openil kaotust ta elas väga läbi seda eelmist aastat ja tal oli seda Austraalia Openit lihtsalt oli vaja. Et 18 tundub ikka palju lähemal kui 17 nendele 2 teisele mehele. Mulle tundub, et nendest 3 mehest, vähemalt praegusel ajahetkel, kõige rohkem, kes tahab neid slämme võita just sellest, nii-öelda ühtepidi meie seisukohalt siin nagu statistiline näitaja, aga tegelikult nendele see tähendab võib-olla rohkem, et just Djokovic hirmsalt tahab ja see võib lõpuks tähendada seda, et ta võib selle 20 kätte saada, aga ta seda ei ületa, kuna ta, eks tal on hea närv ja ta on natuke noorem ka ikkagi ülejäänud 2 mehest ja et põleb läbi selles osas, sest et USA lahtistel ju nägime reaktsiooni, kus oli see intsident siis selle joone kohtunikuga, siis okei, see on kõik oleksid, aga ma arvan, et kui analoogne olukord oleks Nadalil olnud või reeglid on reeglid, et ta oleks vabandanud ja tõenäoliselt suhteliselt kiiresti ka sealt väljakult minema kõndinud. Ja siis see dialoog jälle ei lisanud fänne tõenäoliselt, kus sisuliselt andis, tegelikult oli ridade vahelt lugeda, et te rikute mul jälle võimaluse võita see slämm ära, et
et noh, ta oli nii sellesse sukeldunud nii-öelda sellesse just selle võidu, noh, see näitab ka tugevust ühtepidi, et sa oled nii orienteeritud nagu võidu peale. Aga kuidagi jah, inimlikus plaanis see ei tundunud kõige ilusam hetk. Et ma arvan, see on väga oluline neile. Et võib-olla Federer on selle asjaga leppinud, et ja Nadal kindlasti, kui läheb mööda, kas või 2 slam'i võiduga, hakkab kindlasti intervjuudes ütlema, et ikkagi Federer on kõigi aegade suurim. Nojah, nüüd on ju märtsi alguse seisuga Djokovicil võimalik mööda minna ka Roger Federerist ühe näitaja poolest, ehk siis kaua maailma esireket olnud, 331 nädalat. Kas ta juba ei läinud mööda või? Kas ta juba läks või oli minust natukese aja pärast? Minust natukese aja pärast peaks olema, jah, nii et no seal ei ole suuri turniire vahepeal tulemas, seal ei tule ühtegi muudatust, et igal juhul ta läheb Roger Federerist selle näitaja poolest mööda. No jah, ma ütlen, et see kõik on, mõnes mõttes on see nagu huvitav, et ma just mõtlesin muideks täna hommikul, see ei puuduta ainult tennist. Et nüüd, kui sai laskesuusatamist vaadatud, kus on ju väga palju nüansse, eks on ju, alane, et seal ei ole ainult suusatamise kiirus. Murdmaa on natuke jah teine, et seal on, no nüüd ka norrakad on nii-öelda ka laskesuusatamises, ütleme, ikkagi number 1 jõud. Et huvitaval kombel, kus nagu tundub, et marginaalid ja konkurents on nagu tugevamaks muutunud maailma üldse spordis, siis päris paljudel aladel on ikkagi müstilised valitsejad. Või tähendab, et ollakse nii ja sageli pikka aega, et tennises on ka tõesti iga periood on olnud ikka paar mängijat, kes siis nii-öelda, naiste tennise veel eriti võib-olla, et meestes me võime siin loetada alates Borgist ja mida iganes ja Samplased, aga ikkagi sellist nagu domineerimist, mis on nüüd viimased siis 16 aastat praktiliselt olnud siis või lausa juba 17, see tundub nagu uskumatu, et nagu ei saagi aru, et kuidas see asi on võimalik, et selline, me teame, et neil on kõvad tiimid seal taga ja võib-olla see on kuidagi maailmal läinud nii, et sündis sellised andekad mängijad ja kõik nagu asjaolud on nagu aidanud sellele kaasa, aga ma ei tea, kas on Riho ka, sul ei ole sellist muljet, et see on väga paljudel aladel on ju nii kuidagi praegu kujunenud, et kui konkurents on tihedam, siis millegipärast on võim mingite üksikute tugevate siis sportlaste käes. Jah, aga kui vaadata nagu tennis on unikaalne oma halastamatu skoorisüsteemi poolest kahtlemata ja kõik nad ju räägivad ühest asjast, experience, kogemus. Mitte kellelgi ei ole võrreldavat kogemust kui nendel 3, et kui palju need mehed on mänginud Grand Slami veerandis, poolfinaalis, finaalides, lihtsalt see kogemuste pagas on ma arvan, üks võtmefaktor, miks need mehed seal püsivad ja just see omavaheline võistlus, mis on selle tinginud. Jaa, aga ma mõtlen just siia tuleb üks selline moment, et füüsiline valmidus. Et ikkagi, jah, mentaalselt see on kõik arusaadav, seda ma olen ise rõhutanud kogu aeg, et see on nagu läbi näha tegelikult ka nende reaalsete mängude ajal, aga ikkagi, siin paljud spekuleerid, kas Serena ikka saab oma 24. tiitli kätte või mitte, aga vähe, võib-olla tõesti, mina näen ainult Wimbledoni võib-olla variantse kate, eks on ju, aga, ja Austraalia just, et kiired oli, aga ma praegu seisuga mul tundub, et see tal paraku ei õnnestu, vanus on juba selline, et kuidas nad peavad just füüsiliselt vastu. Okei, neil on tõesti need tiimid, lausa ma ütleksin, seal on lausa niisugune tunne nagu tehas oleks taga, eks on ju, mingi toodang on ju, et terved seal on teadlaste tiimid ja seal on need füsiod on ju maailma kõrgemast tasemest aitavad, et just see moment, et see tundub nagu uskumatuna. Aga räägime natukene Djokovic'i tiimist, räägime füsioterapeudi vajalikkusest tema tiimis, et kui füsiot poleks tal olnud pärast 3. ringi, kas ta üldse oleks nii kaugele jõudnud või mis te üldse sellest kõhurebendi saagast arvate? Oli see päris tõsine teema või natukene oli ka ülemängimist? Ei kindlasti see oli näha tegelikult mängust, aga teatud tal vedas vist, mulle tundus niimoodi, et mis oli talle oluline moment, et ta servida, see vigastus või ütleme see, mis teda häiris, ta sai ju servida päris korralikult. Seetõttu ta suutis oma servigeime nagu, hoidis ju tegelikult üllatavalt ju lõpus seal kergelt olles mängus Fritzi vastu. 103 servi ässe terve turniiri peale. Jah, korralik, aga ma just, kui sa räägid sellest, konkreetsest sellest juhusest, et kus tundus, et jah, ta on emotsionaalne inimene, et eks seal on natukene sellist vastase töötlemist ka kindlasti sees. Et see käib, ütleme, peab tunnistama, mina niisugusel väga, ütleme, suht madalal tasemel, ütleme, et madalal tasemel vastase töötleja või? Ei, ütleme, mängu tasemelt ma ei pea ennast mingiks mängumeheks tegelikult, ütleme, reaalsus, aga selge, et
korralik mängutaseni tavamõistes on mul olemas, et ma saan aru sellest, et isegi sel tasemel ma olen tõenäoliselt ka kasutanud, no mitte päris seda, et ma olen teeselnud, vigastust ei ole. Mina olen kasutanud niisugust kaudset verbaalset mõjutust või niisugust mingit niisugust, ma ei tea, mis on viinud, mitte nüüd, et see ei vihasta vastast, aga ta paneb teda nagu mõtlema mingi asja üle ja ma arvan, ma olen enam-vähem nagu reeglite piirides seda teinud, et ütleme, tipptennis nad ei saa, neil ei ole aega selleks, et näiteks, ütleme, kui sa tead, et vastasel on vaja lüüa eest ka alla kogu aeg, siis punkt saab läbi ja sa lähed palli korjama ja siis ütled kõvale, niimoodi oma ette nagu podi seda nii, et ta kuuleb sind eest käsi. Vastane kuulab, on ikka vend küll, et räägib sellest eest käest, aga ma ju ei ütle talle midagi, ma ütlen oma ette seda, eks on. Ja siis ta ise mõtleb ka selle peale ja läheb nii-öelda tal peas midagi sassi ja hakkab ise ka mõtlema selle üle kogu aeg. Aga siin on natuke võib-olla teistmoodi, ütleme, seal on piisab pilgust, tõenäoliselt mingist kehahoiakust, ütleme, tipptasemel, et me näeme, et paljud mängijad, kes tegelikult võib-olla muidu väga heades suhetes väljapool platsi, siis tegelikult ikkagi seal mängu ajal niisugune rusikas püsti ja see pilk sinna veel tuleb järgi ja see kõik käib asja juurde tegelikult. Aga jah, võib-olla Djokovic'i puhul on see, et ta läheb, seesama reketi lõhkumine, üks episood väljakul, et seal ei äkki, et ma ei tea, mis see trahvi sai, kindlasti sai korraliku trahvi seal. Ütleme, see kuidagi nagu, see millegipärast mõjub vastastel. Sinu jutu peale mul tuli see mõte, et ma mõtlen teinekord, kui sa vaatad mõnda korralikku 5 parem lahingut, siis ma olen ise ka tajunud seda, et ega sa ei saa isegi võileiba minna tegema külmkapist võtma, sest on see üks moment ja momentum ja see matš krõks käib ära ja muutub. Kas või seesama reketi lõhkumine, Zverev oli 4-1 seal seti sees. Ei see mäng oli ka... Ja mis ta tegi vastasega peale seda, kui ta oma reket ära lõhkus? See tegelikult on ju, see on vastase vastu mängimine. Seesama Taylor Fritziga matš samamoodi, jah, Djokovicil oli vigastus, aga me ju nägime, kui ta kaotas punkti, siis tulevad need venitused. Kui sa võidad punkti, siis ei tule neid venitusi. Need kõik sellised nüansid ju töötlevad vastast kogu aeg. Aga see, et raske oli see, kui ta peale mängu ikkagi, see tuli tal ikka tõesti nii-öelda südamesse karjatus, et ütleme, see nagu tõestas, et tal ei olnud seal kerge. Aga kui sa korra, lihtsalt ma arvan, see meeste tennist oleme nüüd nii palju siin käsitlenud, et me jõuame naisteni ka. Et see Zverevi hetk oli tõesti seal, et ega ta ju see episood, mis sa ütled, et ega siis Djokovic ei mänginud ju järgmised vähemalt 2 geimi midagi ju suurepärast ei teinud ju. Tegelikult ju Zverev lihtsalt Zverev lagunes lihtsalt ära, et ütleme, see oleks võinud mäng absoluutselt, ka see mäng oleks võinud teistmoodi minna, aga Zverevi puhul ma ütlen seda, et vähemalt selles mängus ja paljudes varem olen näinud, et võib-olla see pikk kasv mõjutab kuidagi, aga see lendpalli teema on tal ikkagi, ta peab seda minu meelest, seal on arenguruumi, et ta nagu see esimene lendpall, mida kui ta võrku tuleb, ta lööb seal, Djokovicil ei olnud mingit probleeme seal, et ütleme, see oli ka üks nõrk koht tal, et ütleme, ta pidi ründama, aga ta ei saanud initsiatiivi. Jah, võib-olla ka veel üks hea näide, näiteks tennis, võib-olla ei pane inimene, kes seda nii pingsalt ei jälgi, ei pane seda tähele, me oleme ka Toomas Leiusega seda arutanud, kas või näiteks Djokovic'i servi tõrjumine. Kui sa mängid pika mängu ja vastane iga servi eest teeb seda 20 põrgatust, eks ju. Sina pead ju kogu aeg olema valmis tõrjuma seda servi, mis sulle 200-ga tuleb sinna servikasti nurka. Sa pead olema kogu aeg valmis. Adrenaliin on sul üleval, aga sa ootad ja silmanurgast sa täpselt jälgid seda hetke, kui sa enam ei kannata, et seda oodata ja siis sa lööd selle servi. Selline väike asi, aga proovi seda teha terve matš. Väga oluline. Ma küsin veel selle teema lõpetuses, kas me usume, et Grand Slam ehk 4 turniiri Djokovic'i puhul sel aastal on võimalik või me endiselt ei usu seda? Me iga aasta, kui Djokovic seda võidab, seda küsime. Eks tal see probleem on, või ütleme, see takistusriba, mis tal on Roland Garros, muidugi see on liivaväljakud, et siin ma olen nagu huvi pärast küsinud inimestelt just Nadali seisukolt, et see aasta tõenäoliselt, kõik arvad, et võidab peaaegu kindlalt, eks on ju, kõik arvad, eks see sõltub, kui ta on terve. Korra niiviisi ütles ka, et Nadal võtab veel 2 French Openit. Ja just seda ma tahtsingi just seda ma öelda, et arvatakse, et veel Nadalil veel ka see aasta ja järgmine aasta, eks näis. Kuidas just see 3. echelon ja kõik, et nad tõenäoliselt liiva peal mängivad palju vähem, et see on see küsimus,
et ikkagi liivaturniiride osakaal, ma ei ole täpselt võrrelnud neid arvusid, aga ikkagi on ju vähem ja muruturniirist rääkimata. Ma siiski ei usu, et tal see õnnestub, aga ma arvan, see aasta on tal ka viimane võimalus, ütleme tõesti selle asjaga hakkama saada, et tõesti, see pole suudetud ju, mis see on siis 69 viimati. Ja 51 aastat, ma just seda tahtsin kokku liitanud aastat, pole seda suudetud. Et siis Don Butch on ta nimi. Butch. Ja Rod Laver on sellega siis hakkama saanud ainult, jah. Laver 62-69, jah. Vahepeal oli profi, tol ajal, kui see veel praegune profitennis oli ju need nii-öelda, ma ei mäleta, palju see need mängid oli, Leius kindlasti oskab täpsemini öelda, et siis me tegid oma turniir ja tegelikult Laver ju vahepeal mängis ka nii-öelda profide seas ja siis tuli juba tagasi ja siis olidki juba profid koos amatööridega koos. Ja ütles Djokovic veel oma pressikonverentsi lõpuks, et ATP tuuril ei maksa teda väga palju oodata, sest tennis on praegu selline, et sa ei saa oma perekonda kaasa võtta, sa pead olema mullist mulli reisima ja sinna ta oma pere ja lapsi ei saa võtta ja see on tema jaoks väga suur probleem, et mille tea, mis turniiril teda üldse siin veel näeb, arvatakse, et kindlasti Monte Carlo, kus ta elab, ja siis kas Rooma või Madrid ja siis ongi järgmine French, et no jaa, aga kui me räägime ka sellest samas edetabelitest ja kõikidest asjadest ja ütleme, eks nad kontsentreeruvadki ikkagi juba selles vanuses olulisemate turniiridele. Siin on ju hea näide ka ju tegelikult ju Kaia Kanepi. Okei, ta küll mängis eelmise aasta lõpus ju palju ITF-i turniire, aga seal oli ka loogika olemas. Et edetabeli punkte, siis turniir ei olnud ju praktiliselt, et seal VTA tegelikult organisatsioonina ei teinud kõige paremat tööd sügisperioodil. Neile ju pakuti, mitmed kohad ju pakkusid võimalust teha kas või mitu nädalat järjest turniiri ja mida iganes. Ja nad ei suutnud organiseerida kogu seda turniiride võistluskalendri teemat ja et samamoodi. Et see on, me võime siia võrdusmärgi põhimõtteliselt tuua. Ja Kaial on nüüd võib-olla veel teine eesmärk, et ma saan et me läheme nüüd naiste tennisi juurde ka. Et ka olümpia on tal ikkagi nüüd võib öelda, et käega katsutav. Kes väga tahab olümpiale minna, on Naomi Osaka, kes meil siis tuli 4-kordseks slam'i võitjaks, alistades Jennifer Brody, kes oli 22. asetusega sellel turniiril. Nüüd on vist maailma 13. täna tõusnud 6-4, 6-3, ütleme nii, et oleks publikus oleks võib-olla ka piletiraha tagasi küsinud. Läks see ka ja oodatult tegelikult ühepoolselt. Jah, seal oli paar sellist huvitavat momenti, et Brady näitab ka oma nii-öelda, milleks ta võimeline on, aga jah, kui sa võtad kogu paketi nii-öelda, et see ongi see, et just mis neid maailma parimaid eristab, et nad võivad neil vähem väärtuslikumal turniiridel komistada ja vahest vaatad mõni mäng, Osaka puhul oleme ju näinud, et see katastroof on mõni mäng, eks on ju. Et seal võib olla ju erinevaid põhjuseid, et aga seal, kus kahjuks mitte kunagi meie ei mängi vastu. Muideks see on hästi huvitav tähelepanek, et see nii see kipub olema, jah, see on huvitav. Või mis huvitav, kurb mõnes mõttes, aga eks selge, et mängija peab ikkagi lõppkokkuvõttes ise võitma, et aga jah, võiks natuke õnne rohkem olla. Ega Austraalia lahtistel just Kaia teekonda vaadates, et ma just muideks mõtlesin seda, et kui nüüd Kaia oleks mänginud ikkagi Bradyga, et mis siis oleks seal platsil saanud, et mulle tundub, et ega seal Kaial väga head šansid oleksid olnud, et ma ei näe seal, et Brady jõudis küll finaali, et nüüd seal ei oleks mingit võimalust olnud, ausalt öeldes. Et see kõik on oleks, aga vaadata just mängu seda. Aga jah, need päris tipud või need, kes ikka suudavad neid slämme mitu tükki võita või et neil on, see mäng on kuidagi kõik pakendis. Et ja Osaka on, siin ei ole midagi öelda, et kui nüüd ei ole sellist ühist valitsejat olnud aastaid, siis ma nõustun nende arvamustega, et tema on selleks võimeline, kes ütleme näiteks siin lähima 3-4 aasta jooksul võidab võib-olla kõige rohkem tiitleid ja on selline, ma ei ütle, et ütleme tema või just tõesti see kogu slämm, jah, liiva peal on temal sama jälle probleem, et liiva peal seal on kontrast tema mängu ütleme tulemusteks ka tõenäoliselt, ma ei ole nüüd nii põhjalikult uurinud. Ja võib-olla ka murutennis ikkagi ei ole päris võib-olla äkki talle nii sobiv.
aga võtame 4. ring, Garbine Muguruzal oli 2 matšpalli. Ja ma ütlen ausalt, ma seda mängu algust lõpuni näinud, aga vaatasin neid nii-öelda neid kõrghetki ja siis matšpalle. Noh, Muguruza on ju ka selline omamoodi mänge, kes siis mõnel slämmil on ju teeb fantastilist tennist ja siis on ka võib-olla aeg-ajalt nii-öelda augus, aga ma usun, et see mängustiili mõttes, et Muguruza on üks ka sellised, kes saab Osakale tõsist vastupanu osutada. No see näitas jälle, et otsustaval hetkel ei ole nagu, psühholoogist ei lagune ära. Ja iseenesest Osaka oli ülivõimas ju turniiril, see sama mäng, kui see sealt välja võtta, siis aga lihtsalt sattus nii, et Muguruza oli ka hea soos, oli võimeline tegelikult seda turniiri võitma, lihtsalt tabelis sattusid nii vara kokku. Et kujutame, spekuleerime, et kui need samad naised oleks finaalis olnud, siis me oleks saanud suure finaali. Aga see oligi ju eelmise aasta finaal ju? No jah, seda ka jah, aga ma ütlen, et sisuliselt võibki öelda, et selle turniiri finaal oli see mäng. Mats Vilander tituleeris väga julgelt Naomi Osaka naiste tennise uueks bossiks. Riho, kas ta oli natuke ennatlik või nii ongi? No mina vaatasin just seda, kuidas Naomi Osaka reageeris turniiri võidule, see oli väga huvitav. Et kui me tavaliselt näeme neid tüdrukuid väljakule langemas ja see tundub kõik tohutu üllatus ja tohutu suur võit, siis ta oli kuidagi väga valmis selleks, et ta võidab selle turniiri ja nii-öelda justkui oleks peeglisse vaadanud ja aru saanud, et see on minu turniir ja ma võtan selle. Et selles mõttes ma olen Mats Vilanderiga nõus, et tüdruk suuri mänge, tähtsaid mänge oskab juba mängida, tal on piisavalt seda kogemust ja ma arvan küll, et Mats Vilander pakkus ka, arvas, et 10 Grand Slami tüdruk võib Naomi Osaka olla. Ma olen samal arvamusel. Et ma usun, et hakkab natukene see naiste tennis minema nüüd ka Naomi Osaka taktikepi all. No, 23 aastane alles. Väga noor mängija alles, jah. No kui temalt endalt seda bossi narratiivi küsiti pressikonverentsil, siis ta ise ei tahtnud seda vastu võtta, sest ta ütles, et tahaks sama hästi ka liival ja muru peal mängida, et kannatage veel natukene. Jah, see sama, millele ma ütlesin tähelepanu. Ei, selles mõttes ongi, tal on väga hea ju stiimul selles mõttes, et nüüd nii-öelda veel nii-öelda endale tõestada, et ma suudan ka nendel katetel edukas olla, et tal on nagu seda piisavat motivatsiooni ka selles plaanis. Aga see näitab tema tugevust, et ta võtab nii-öelda step by step seda asja ja et tal ei ole mitte ainult mäng ei ole nii-öelda nagu pakendis, nagu ma enne mainisin, vaid tal on nagu peas on ka seal ikkagi suhteliselt kõik korras. Sest see sama, mis mäletame seda Aneti mängu nüüd mõned kuud tagasi, eks on ju, ja kuidas siis järsku, kui vaja oli, siis Osaka hakkas täitsa meeletut tennist ju näitama. Ja siis Anett ju oleks siis halvasti mänginud. Et see on nagu selles mõttes, see näitab, seda on ka kõik need spetsialistid ka seal hulgas Mats Vilander ju rõhutanud, et ta suudab nagu olulisel hetkel ennast kokku võtta. Aga kus ma nüüd tahtsin jõuda? Räägime Jennifer Broadist ka äkki natukene. Ainuke naistenisist sellest karmi karantiini mängijatest, kes jõudis 3. ringist edasi ja finaali välja, mille poolest Jennifer on siis hetkel nii-öelda best of the rest? No ma ütlen, et ma olen näinud vähe tema mänge. Ütleme, Austraalia lahtistel sai finaali näha ja episoodiliselt siis neid mõnda siis muud mängu ja ka siin võib-olla varasemast ajast, et ma ei oskagi sellist üldist hinnangut öelda, kindlasti ta on ikkagi liikumine on oluline, et sa pead ikkagi, ta on ju päris ka selline hea sitke selline tennisist ja kuidagi tundub, et tal on ka seda võitleja vaimu olemas, et tegelikult ju ka finaal ta põhimõtteliselt oleks võinud tennisid täiesti katastroof olla, võimalik, et Osaka ka seal natukene läks võib-olla kergelt lohakaks ja siis kohe Brady nagu seda situatsiooni kasutas, et ikka võitles välja, seal oleks võinud ju see seis olla, natukene läks ju mänguks isegi nii-öelda, aga muidugi uskuda seal oli, kui kõrvalvaatena oli ka, et ikkagi tõenäoliselt ta ei päästa enam seda, et see on nagu see moment, et ta ei anna alla, üldse see on võib-olla Ameerika nagu naistennisistidel on üldiselt omane, et tegelikult me nägime ju tegelikult ka Shelby Rogersi esituses just Aneti vastu täpselt seda sama sellist niisugust, ma ei oska öelda, see on kuidagi neil omapära, ma ei tea, ma olen nagu pannud tähele, et just sageli Ameerika just naistennisistidel on kuidagi, et isegi kui sul võib-olla ei ole
noh, ei tundu tasemelt, et ma ütlen enne turniiri, noh jah, ta võis eeldada, et ta võib kaugele jõuda, aga ma ei oska niimoodi hinnangut anda sellise mängija profiili mõttes, et kas ta võib korrata, tõenäoliselt võib veel jõuda nii kaugele, aga minu meelest praegune mäng ikkagi veel minule jätnud seda muljet, et ta oleks nagu Suure Slami turniiri võitja. Noh, tähendab, finaali jõudis, ju siis ikka nagu ainest oleks, aga ma oleksin ikkagi üllatunud näiteks, kui see aasta mõne Slami turniiri võidaks Breidi. Võib-olla ma siin eksin ja ei ole päris objektiivne. Aga tegelikult ka Naomi puhul rääkides võib ju täiesti vabalt olla, et meil 3 järgmist Slami on jälle erinevad võitjad, nagu meil siin tavaks. No ja ei, no naiste puhul mis arvataksegi, et võib-olla see omapära on, et Osaka hakkab valitsema nii-öelda, noh, ütleme summa summarum, kui võtta kogu aastat kokku. Aga seesama just see väljaku katte teema, mis me oleme rääkinud, et me võime tõesti näha erinevaid võitjaid. Ühtepidi see on isegi huvitav, et vahepeal ju, noh, nüüd on meeste tennis ka läinud intriigi tekkinud juurde ikkagi, see teine ja 3. ešelon, kellest me kogu aeg räägime, on ikkagi nii-öelda lähedale jõudnud suurele kolmikule ja kohati ka suudab nendest jagu saada, sest naiste tennis on ju nagu isegi põnev on kohatult, et sa ei suudagi nagu väga ennustada, et ühtepidi ma jälle väga rõõmus võib-olla ei olekski, et Osaka hakkaks nüüd kõikidel ka kattetel valitsema, et noh, natuke see tekitaks niisugust minu jaoks nagu, mulle meeldib, et ei ole ette teada väga, kes võidab. Aga samas jälle selline, et keda kõik tahavad võita, noh. No stiimul on muidugi loomulikult. Aga seal on muidugi veel üks oluline nüanss, et me räägime erinevatest kattetest, et muru, liiv, kõvakatte, aga need samad kõvakattega turniirid on ju väga erinevate kattetega omakorda veel. Just. Ja väga palju on ka räägitud pallist, et seal on ka väga suured nüansid, et kui kiire see katte on, millise põrkega see katte on ja millist palli kasutatakse. No mäletame ju French Openil väga palju räägiti sellest Wilsoni pallist ja probleemist, et see pall ei põrka üles ja kuidas Nadal sellega hakkama saab ja et see kõva kattega tuur on ka väga-väga erinev tegelikult. No ja Austraalia lahtiste ja USA lahtiste ju katte on ikkagi erinev täiesti. Et pallid on ka, siin isiklikust kogemusest ma usun, et Riho ka ju kui mängid, et ma võin öelda lihtsalt, et mis seal tipptasemel võib veel olla, et just sinu mainitud Wilsoniga, siin sai Wilson US Openiga mängitud, pall lendab, ütleme sellega mingi teatud löök lendab out'i ja eile sai just mängitud Heedi palliga. No, pagan küll, et sama lööki üritad sooritada, mis tegid US Openiga, siis ütleme niimoodi, pall lendas absoluutselt nagu teistmoodi, et ütleme, no see ongi, sa peadki oskama mängida erinevate pallidega, siis on veel see kate ja kõik ja sellepärast ongi, miks peetaksegi oluliseks, et need vahetult turniirid, mis on enne suurturniire ka, et ütleme, et võib-olla vahest tipud annavad seal lõpus, noh nüüd oli ka ju neid mitu juhust, et nad võib-olla ei tahagi võita neid turniire, aga et saada see tunnetus kätte ja kõik need nüansid, et tegelikult miks oligi see karantiini, kes olid karantiinis, mis oli probleem, et nad just nimelt kõik need pallid, võib-olla on mänginud karjääri jooksul palju nende palli, aga ikkagi just seesama, et sa saad selle valmistuda konkreetseks turniiriks, et see, nagu sa tõidki selle statistilise näite, et kes kui kaugele jõudis. Et ma arvan, siin oli ka ühtepidi oli ju ka Kaial, näiteks mõne teise mänge ees, võib-olla näiteks eeliseks on ju. Et meeste puhul, no ka tegelikult, kui sa vaatad, et ega nad, et kui sa ei saanud mängida 2 nädalat, sa oled nagu, okei, sa võid need harjutusi teha seal hotellis ja mida iganes, aga see ei ole ikka päris see. Muidu mõlemad võitjad ju olid karantiinis mitte Melbourne'is, vaid Adelaide'is, kus piirangud olid hoopis teised ja loomulikult, juba tänu sellele, et nad on suured mängijad, on neil ka suurem saatjaskond, et see mängib see ei olnud isegi nagu karantiin, ma isegi ütleksin. See, mis neil oli, see oli nalja asi muidugi. Ja, aga jällegi Djokovic'i näite põhjal, et see 5 nädalat Austraalias, no mis see tippsport on, eks ta ongi ju kogu aeg ju mõõdukas stress ja läbi selle sa ennast treenid ja jälle üks challenge mängijatele lisaks kogu see lockdowni variant ja nii edasi, et ega tugevad võivad sealt veel tugevamaks saada ja nii võibki olla, et kes mida sealt võtab. Loomulikult seal oli küsimus, et jah, et kuidas see füüsiliselt just, et kuidas mängijad ka füüsiliselt vastu peavad, et kui nad 2 nädalat midagi teha ei saa, aga tõenäoliselt jällegi, ega sa selle 2 nädalaga ennast heasse füüsilisse vormi enne Grand Slami ei saa, et kas sul see vorm on juba olemas või sul seda ei ole, et tihtipeale ka teisel nädalal kukuvad need ära, kellel võib-olla see füüsiline vorm ei ole kõige parem. Et seal on veel nii palju nüansse, et me mäletame näiteks kas või see juba ilm.
ma ütlen, et need, kes võib-olla ise ei ole mänginud ja võib-olla sõltub ka sellest, et võib-olla kommentaatorid vahest rõhutavad ka neid asju, et on tuuline ilm. Mäletame ju, kui Kaia mängis ju Prantsusmaa lahtiseid, kus oli reaalselt, vaatasime, et ta võib isegi lausa finaali jõuda. Ja ta kaotas 3-setise mängu siis, kui oli kõige palavam ilm. Ja enne seda olid suhteliselt jahedad ilmad, et kõik need kontrastid, et kuidas see, mis mängijale mõjub, kuidas ja nojah, tema puhul on ka küsitav aeg-ajalt see nii-öelda palju üles vise just eriti, et kui on tuuline ka, et siis tal on võib-olla keeruline raske. Ja seal on nii palju nüansse, et ütleme, aga need päris ikkagi need, kes on seal tipus, et on ma tean, et Djokovicile väga ei meeldi tuuline ilm ja alati läheb väga pahuraks seal ja omal ajal küll mängib veel edasi Andy Murray, aga mul ei ole väga usku, et enam seal päris tippu suudab tagasi murda, aga tema oli oskuslik mängija just näiteks tuule olukordades. Kindlasti on selline taktikamängija on Ashley Barty, kes tegelikult mängib pigem sellist, ütleme, meestele omast tennist, ma mõtlen taktikalises plaanis, lõiked, võrku tungimised tihedad ja kõik, et tegelikult sellised mängijad on ka huvitav jälgida, et erinevad mängustiilid, kui lähevad teineteise vastu, et omal ajal oli ka Agassi Sampras, siis sõltus väga palju, kuidas Agassi suudab tõrjuda Samprase servi, ja kuigi okei, seal on, kui vaadata need vanu kaadrid, seal on vahest nii, et punktid on jube lühikesed, et pallid on ju läinud ju tegelikult on ju üritatud ju pehmemaks teha ju siin aastatega. Aga vaataks lõpetuseks seda turniiri ka Eesti mätta otsast. Me Rihoga oleme siin turniiri ajal juba meie mängudest jõudnud siin rääkida küll, aga kuidas sina, Toomas, hindad neid 2 eestlannat 3. ringis? Siin on väga palju räägitud, et kas me teeme oma kriitikaga natukene liiga ajakirjanduse poolt, kas me ei pannud liiga suuri ootuseid nendel edukate eelturniiride pealt, aga 2 eestlannat 32 parema seas suurel slämmil. Kuidas sa seda hindad? Tehke järgi, eks on. Et selles mõttes kokkuvõttes on ikkagi ju, tuleb anda positiivne hinnang. See kriitika, ma korra tulen, see on nagu filosoofiline küsimus, et Eestis on natukene, ma ei taha kõiki siin need erinevad spordialasid võtta, ma olen iseenesest viimasel ajal ka nagu ajakirjanduse suhtes, ma ei räägi siin konkreetselt võib-olla mitte Delfist võib-olla, aga pigem isegi võib-olla telepildi meedia osas, et on põhjust nagu olla ka kriitiline ajakirjanduse suhtes aeg-ajalt, aga ka sportlased tegelikult peavad üldiselt kriitikaga harjuma. Et see päris nii ei saa, et me kogu aeg nagu mööda pead silitame, see ma räägin nagu üldises plaanis. Et tennisiste, ma arvan, õnneks on koheldud suhteliselt hästi. Ja võib-olla mida ma nagu loodan, et Eestis ikkagi just see kollakam varjund, et seda võiks jääda. Me oleme väike riik, väike ühiskond, inimesed tunnevad teinedest hästi, et seda kollasust üleüldises plaanis võiks vähem olla, eks see sõltub sageli ka nendest inimestest või sportlastest ka, mõnele, ma toon lihtsalt korra näite, et Andrus Värnik, kes võib-olla tänu sellele just liinile nii-öelda ka mingil määral kõrbes võib-olla, ma arvan, põles läbi. Et siin olla nagu osata hoida distantsi, aga sõltub ka sportlased ja minust tennisistid on suhteliselt hästi ka ise nagu siin hoidnud seda nii-öelda seda piiri. Ja ma seda selles mõttes pean nagu õigeks. Aga mänguliselt jah, tavaliselt kipub nii olema, et kui sa mängid vahetult enne suurturniiri, mingi turniiri jõuad kaugele, siis sageli millegipärast juhtub just nii, et see suur turniir, ütleme nii, et praegu me ei saa öelda, et oleks aia taha läinud. Aga lihtsalt me tunnistame, et me lootsime rohkem, mis on tegelikult ju positiivne, inimesed ootavad ja soovivad ju tegelikult kokkuvõttes head ja elavad samamoodi võib-olla nagu sportlane väljakul seda üle, sest et ma arvan, me kõik siin, kes me oleme stuudios, eks me oleme võib-olla esimese emotsiooni pealt kirunud ja ma ei tea, rusikaga vastu lauda löönud ja võib-olla, päris asju loopinud võib-olla ei ole, aga räägi enda eest. Ei ole loopinud, ma olen, ütlen ausalt, ma ükskord olen padja visanud teleksa, see oli tennis, see oli siis, kui Inglismaa ühte väravat ei loetud vist kuskil MM-il, kui ma olen Inglismaa vutikoondise fänn, siis ma tõesti viskasin, aga see oli ka Kineskobiga teleks oli? See oli veel jah, niisuguse suurema kastiga. See ei lenda pikali. Ja see ei lennanud pikali, seina ääres oli ka ilusti, aga tennis, jah, see on see närvilisus ja loomulikult, sa soovid nagu paremat ja kuidagi natukene on võib-olla selline tunne,
Eesti sportlastel üleüldiselt, mis kandub ka tennisele üle, et nagu, ma ei saa öelda, et võitlusvaimu ei ole. See oleks vale sõna. Aga võib-olla ei näidata alati neid emotsioone võib-olla välja, aga kuidagi tundub, et vahest just see hetk, kus tundub, et no nüüd on üks samm veel ja see samm jääb nagu tegemata. Aga kui hakkad tagantjärgi analüüsima, vaatama nagu ka objektiivselt, siis sageli on just see sama, mida sa, Gunnar, ütlesid. Ja see ei ole nagu selline, et me näeme kuskil tonti, vaid tõesti kipub nii olema, et meie just daamid, kui me räägime tennises, kui kaotavad, siis vastased on teinud väga superpartii. Mul on siiamaani näiteks üks Aneti kaotus Ons Jaberile meeles, kus siis targad tulid meil sinna klubisse ja hakkasid targutama, oi, no kuidas ta kaotas, tal olid seal ka variandid tegelikult, kui mul see mängupilt on siiamaani, no vastane näitas oma elumängu ja see oli ka tema eluturniir põhimõtteliselt. Ja või siis, kui me käisime Palermos vaatamas koha peal Ferro vastu mängis finaali, no ei saa ju öelda, et ta netos halvasti mänginud. Aga need targutajad on muidugi väga palju, kes nii kui kaotus on, siis on kõik tehakse maha, kuidas ta ei suutnud. Ma olen alati öelnud, et mingi ise platsile või vähemalt kas võib olla omal tasemel neid olukordi, et kuidas te siis mängid. Vastane lihtsalt mängis ülihästi. Sa pead ta ju üle mängima, et sa pead leidma mingi võib-olla tõesti võtmed kuidagi seda mängu mõjutada. Kuidas seda teed? Muuseas, kas nägite, millised mahlad pigistas matš Kaia Kanepiga välja Donna Vekičilt? Just ma tahtsingi tegelikult, sa praegu järgmises sama asi, just. Käis põlvili põhimõtteliselt. Jaa, ta ei jõudnud. Ta ise ütleski, et väga raske mängida. Tal oli igalt poolt teebitud. Seal oli tõesti kahju, et ütleme, seal oli, ikka see teine, see oli väga lähedal oli ka. No see oligi võrdne võrdsega mäng. Jah, et ütleme, sinna-tänna mõni pall, siis, mis oleks läinud kukkunud sisse võib-olla mõne sentimeetri audis või seal oli väga väheses kinni. Ma tahtsin korra veel tagasi tulla selle küsimuse juurde, mis sa küsisid ajakirjanduse kohta, et minu arust on üks väga oluline samm on edasi läinud ja tennises on see eriti oluline, et saada kätte info otse allikalt, et ma mäletan aastaid tagasi, kui oli see, et ka paljud ajakirjanikud helistasid, küsisid, et saada mulle Kaia mobiilinumber või Aneti mobiilinumber ja tahaks küsida, mis ta arvab ja mis ta teeb, et olime ju siin, tegime ka matšpallisaadet ja kui ikkagi Eesti ajakirjanikud saavad juba otse allikalt küsida, aga Austraalia Openi pressikonverentsil Gunnar küsis siin Schwarzmanni käest küsimusi ja nii edasi. Minu teada oli ju mitu ajakirjanikku, oli kas 3 või 4 ajakirjanikku, oli ERR, oli Postimees, 2 Delfid, ERR, et otse allikalt tennises just täpselt nagu Toomas ütleb, on väga palju väikseid nüansse, mida võib-olla see ajakirjanik ei märka ja ta ei tea, aga ta peab midagi kirjutama. Ja siis ongi mängija võib-olla paha, aga miks ta nii kirjutab, kui tegelikult juhtus nii? Et just see on hästi oluline, et kui otse allikalt saadakse küsida ja rääkida ja siis on need uudised ka täpselt sellised nagu see süsteem on ka väga mugavaks tehtud. Jaa, see süsteem on väga mugavaks tehtud ja ma saan sellest ka aru, et mängijal on äärmiselt ebamugav peale matši hakata mobiiltelefoniga iga ajakirjanikuga ükshaaval rääkima, et see on väga raske. Minust selle koha pealt on tõesti väga suur samm edasi läinud. Ja nendel suurema, või ütleme nii-öelda VTA, ATP, eriti suurturniiridel, seal on ju ka teatav isegi kohustus ju mängijatel, eks on ju nii intervjuusid anda, et tennises on see omapära ja üldse individuaalspordis on see võidu ja kaotuse moment. Et väiksematel turniiridel, mina nii-öelda ka mõnes mõttes ikkagi kogenud kalana, et kui ma näen, et ütleme, ongi ükskõik meie mängijatest väljakult lahkub kaotajana, et ega sa tunnetad ära, et kas seal on üldse mõtet, siis pigem kui on treeneri juures, siis küsid treeneri käest, et tegelikult nagu tülitada ei ole mõtet. Ja siis ja kindlasti vahetult enne mänge, see on omaette teema. Et tegelikult mängija ju keskendub ja mõtleb läbi ja seal on, tennises on, ma kindlasti muudel aladel ka, aga tennises on see, mis jalal sa nii-öelda ärkad või kuidas voodist välja astud, et juba see võib anda märku, kas sul täna on hea päev või halb päev. No ja see millises olekus on üldse mängija peale matši, ükskõik kas ta isegi on kaotanud või võitnud, me ju nägime, kuidas Serena lahkus nuttes pressikonverentsil või kuidas Nadal annab pressikonverentsi, jalg läheb krampi samal ajal, selliseid situatsioone ma mäletan, oli ju Austraalia lahtiste finaal, mida ma ise koha peal vaatasin, kui Djokovic ja Nadal, see rekordfinaal, mida nad lõpetasid hommikul, Djokovic lõpetas sõnadega good morning, alustas kõne, eks ju, kui toodi mängijatele toolid, et nad saaks istuda, nad ei olnud võimelised püsti seisma, et neid asju peab ka ajakirjanik tajuma ja aru saama, mis olukorras situatsioonis tegelikult mängija on. Sel hetkel, kui ta seda intervjuud veel üritab anda, eks ju.
just. Eks me kõik teeme oma tööd nii hästi, kui suudame ja oskame. Igatahes kuskile võiks nüüd piiri tõmmata. Kahju, et ei jõudnud rääkida sellist meest nagu Aslan Karatsev. Mis te usute, kas see mees jääb püsima meile siia top 60-sse? No, kus ta nüüd on omadega? Ja ta ongi seal piiri peal. Jah. Mina ütlen nii, et loomulikult nende esituse põhjal võiks ju nagu öelda, et jah, aga mina arvan, et üldiselt on läbi ajaloo olnud siin vanem natuke ütleme niimoodi minu vanuseid inimesed teavad, et oli näiteks Valgevene siis Voltškov, kes jõudis kunagi Wimbledonis poolfinaali, et selliseid sähvatusi on üliarva, kui selline, ütleme seda tüüpi, ma ei räägi tema potentsiaalist praegu, aga just, et tervikuna, kas ta on suuteline sinna murdma ennast, et üldiselt ma olen skeptiline sellistes olukordades, aga soovin muidugi talle edu selles mõttes, et äkki ikkagi murrab ja võib... See on 27? No jah, juba vanust ka natuke, aga ma ütlen, et ega erand, öeldakse ka nii, et erand kinnitab reeglit ja teisipidi, aga sageli on sellised juhtumid ikkagi on olnud läbi ajaloo, et mõni mängija jõuab kuskile suhteliselt kaugele ja ka suure slam'i turniiril, aga siis pärast nagu ja just see on nagu, ma olen pannud tähele, et see on sageli just meestel tennises just omapärane. Et kuidagi on sattunud. No seal on kindlasti alati hästi oluline see, et peab ju tausta teadma, mis selle mängija eelnevad hooajad, no see hea näide oli ju Delray Beachil see Harrisoni poiss. Yeah. Ta oli küll maailma 800, aga kui mees on oma karjääri jooksul üle elanud 8 operatsiooni, ta mängutase on võib-olla hoopis midagi muud, aga ta hetke seis on 800, sest tal ei ole seda võimalust olnud. Ei, no see ongi nagu see Voltškov, kelle no, täpselt, ta oli vigastuste ju... Et kui sa nagu, kas sa oled puhtalt mänguga seal tasemel või sul on olnud mingisugused probleemid ja mured, et seal oli ka hea näide, tegelikult mees oligi reaalselt Grand Slami tasemel mängumees, aga lihtsalt ei ole saanud mängida. No. Jah. Igatahes hoiame pöialt, ma arvan, et Aslan Karatsevile ka. Eesti naisi siin Anett vihjas, et äkki Katar ja Doha võiksid olla tema, või Katar oli see, jah, Doha ja Dubai, mis hakkavad siis 1. märts ja 7. märts. Ma arvan, et Kaiat me enne Miami Openit ei näe, ta vist oma 62. kohaga peaks sinna pääsema üsna kindlalt peale või? Jaa, ma usun küll. Jah, et ma usun, et ta mängib kindlasti... See on ju suur tabel ju. Ja tal on ju see teine teema just, et ja ta on alati üldiselt ju ka üritanud seal seda nii-öelda USA turneed on, ta on ju vist isegi öelnud, et tal üldiselt need nii-öelda see kevadine ja siis see suve lõpu turneed, tal on, enne USA lahti, tal on tegelikult need ju väga meeltmööda olnud. Aga ma tahtsin ühe asja lisada siia lõpetuseks veel, et kui me enne rääkisime siin meie tüdrukute eelturniirist ja sellest, et siis meeste ja naiste situatsioon on totaalselt erinev, kuna meestel on 2 täiesti erinevat spordiala, on 3 parem ja 5 parem. Ja. Et meie tüdrukud, see eelturniir, mis nad mängisid, neil täpselt seda ongi vaja selleks, et Grand Slamidele hakata kaugemale jõudma, on vaja seda kogemust, finaali kogemust ja turniiri võidukogemust, mida nad mõlemad said. Ja see on fantastiline ja kui nad neid turniire veel ja veel saavad, siis hakkavad juhtuma ilus asjad ka Grand Slamidel. Aga äkki peaksime ka andma viimastes matšides siin walkoverid. Osakal on praegu 21 matši võitu, aga võtame sealt 2 nendes on walkoverid andnud tegelikult. No ei, no ma arvan nii, ikka meie ikkagi, mul on vastupidi ju kahju, et see üks finaal jäi üldse toimumata. Sest ja need ise ka tunnistas tegelikult, oleks väga tahtnud mängida, et miks ei küsitud nende käest. Palju sa neid karjääri jooksul ikkagi neid turniirivõite saad, et kui see võimalus on, et ja teine asi, et suurel slämmil, igal turniiril, aga suurel slämmil on ikka see tabel ka, kuidas sul tuleb, et seal on ikkagi, see on ka nii oluline. Sest just kui sul satub see kogenud mänge, kes oskab just suurel slämmil ennast nii-öelda kes võib-olla muidu hooaja jooksul ei olegi väga edukalt mänginud, aga just suure slämmil satub sulle sinna kohe varajases staadiumist. Miks ju ka Kaiat kardetakse? Et ta ei pruugi seal edelpäis kõrgel olla, kui ta satub juba seal varajases staadiumis sulle see loosiga sinna, et siis on väga raske sealt kuskil ka läbi murda. Aga fakt on see, et kui sa tahad suurel slämmil kaugele jõuda, siis sa pead igal juhul kellegi väga kõva mängija ju alistama. Jah, aga meie tüdrukutel ka, et ikkagi ükskõik mis tasemel turniiridel karikat oleks vaja vahepeal pea kohal tõsta. See on üks hästi oluline asi minu arust. Jah, isegi arvan, et siin võib-olla isegi Anetil oleks. Absoluutselt, et on see ka siis madalama taseme turniir VTA-l, vahet ei ole. Peaasi, et sa vahepeal võidaksid turniire, et sa saad seda tunnet tunda. Kaia on hea näide, madalamatel ITF turniiridel võidab ja siis tuleb ja mängib super hästi.
nojah, no seal oli natuke, nagu ma enne kirjeldasin siin alguses, seal oli natuke võib-olla veel selles mõttes nagu heas mõttes eriolukord, et miks ta mängis ja et just kindlustada, et ma ei näe seda jälle, et nüüd Anett peaks minema ennast kulutama jälle ITF-i turniirile, et selles mõttes kindlasti mitte, et seal on ikka väga täpselt kõik see programm on paigas ja kui suur see füüsiline koormus on ja kõik, ja ega me ju tegelikult, me võime neid ju ühendust võtta ja rääkida, nagunii me kõiki nüansse, ega me ei peagi teadma, et see on ikka väga tõsine ja pikk protsess, mis koosneb nii paljudest komponentidest, et kõige tähtsam on see, et neil on eneseusku ja kui seda on, küll Anetil ka veel turniirivõidud tulevad, et veel juurde, et põhimõtteliselt juba kaugele jõudmine on ka juba omamoodi nagu turniirivõit tegelikult, et kui ta jõuab näiteks 5-6 turniiril poolfinaali või mõnel ka finaali ja ei tule seda karikat pea kohale, no jumal temaga, aga jälle, kui terve hooaeg kuskil ei jõua üks turniirivõit, et mis siis on parem? Mis siis sellest parem on? Et seda peaks võib-olla küsima huvi pärast nende käest kunagi. Ilmselt see võimalus loodetavasti see hooaeg ikka tekib. Minul oleks loosijumalale ka veel üks suur palve, et palun pange meie tüdruk mõnel turniiril esimeses ringis ka kokku. Esimeses? No mõnel suur turniiril võiks esimeses ka panna, et lätlannad on saanud omavahel madistada küll ja küll. Miks meie ei ole? Ei, no eks see sõltub ju, kus asutakse edasi. Mina ütlen niimoodi, et kui nii-öelda kõrgem jõud viib nad kokku, siis ma kindlasti tahaksin, et see ei oleks esimene ring, sest esimene ring, ma võin öelda seda, et on suure slammi turniiril eriti just, no üldse tavaliselt ka, et see on nagu sisseelamise moment, et esimene ring, miks sageli ju ka tugevad, võib-olla kes ei ole parimas vormis, kaotavad seal endast edetabelis tagapool olevatele mängijatele. Sa kuidagi nagu sellesse miljöösse, me rääkisime katted, pallid, ilmaolud, seal on hästi palju, elad sisse ja kui mõlemad on sisse elanud turniiri, no palun väga, siis võib. Aga meie jaoks oleks see psühholoogiliselt juba finaal. Noh, nii ja naa. Ma ei tähtsustaks seda võib-olla momentini üle, et ma tean, et neid võrdlusi ja kõik tahavad teada, kumb on parem, see ei ole nagu see... Ja mina vaataks ka seda kurvastusega, et üks kukub välja, vaata. Ja just, pigem kaugemas faasis, et siis üks jõuab jah, et kui tõesti turniiri lõppfaasis, et poolfinaali oleks. Ja näiteks. Jah, et kui nüüd Miami tabel tuleb esimeses ringis, lähevad omavahel kokku, siis ma ei oleks küll väga õnnelik. 3.-4. Aga selge, Toomas, aitäh, et sa tulid. Tõesti oli väga huvitav jutuajamine ja läks päris pikale meil nüüd Futboliit ilmselt piksab meid siit kohe välja. Sattusime liiga hoogu, jah. Aga kohtumiseni järgmistes saadetes ja vaadake ikka tennist, loodetavasti seda veel sel hooajal meile pakutakse ja pakutakse siis mitmes eri maailma paigus ka, et vaatame, mis siin endiselt tuleb elada päev korraga, ärme unusta ja püsime terved, peame reeglites kinni, et saaks kunagi ka normaalselt Eestis siin kas või võistlustennist harrastajate tasemel mängida, et oleme mõistlikud. Kõik head. Aitäh!